nii, tere kallid vaatajad, palun vabandust, et ma raja peal ei vloginud, mul oli väga sükene tihe ja ekstreemne raja läbimine. Ma siis läbisin teistega koos sedasi, et ma ei tahtnud nagu väga teiste juuresolekul vlogida. Seal vahepeal ma jooksin ka, et teistest ette jõuda ja sedasi, ja nagu te näete, siis see silt on mul veel küljes ja näete, mu medal on siin. Hetkel ma kõnnis hotelli poole. Ma tõmban natukene hinge, umbes pool tundi, tunnikene. Ja siis ma lähen otsin, kus endale süüa või midagi saada. Süüa ja juua. Ütleme niimoodi, et lõpp tuli väga karmilt ja valulikult. Praegulgi mul vasak jalg valutab, pea valutab ja sedasi mul lõhkes ka varvas enne lõppu. Tõenäoliselt mu ema ütles, et see võib olla mul vesivill, mis katki läks, et kui ma hotelli jõuan, siis ma näen, mis olukorras mu jalad on. Hetkel ma longin ja ma olen väga väsinud ja kurnatud. 10 kilomeetri läbimisaeg oli mul siis 1 tund 31 minutit. Ta oli suur pingutus, ma nagu reaalselt pingutan räigelt ja minu kiireim liiklaeg oli 10, midagi kilomeetrit tunnis nagu. Ja see oli see, kui ma vahepeal jooksin teistest ette ja tegin kiirkõndi. Tavaliselt, kui ma tegelikult maid läbin 10 kilomeetrit ilma nagu virtuaalselt, siis ma teen puhkepause ka natukene siin-seal, et ma päris niimoodi hullu pööra ei trööpa, aga sükestel sündmustel kahjuks pole aega siis pause teha ja tuleb hullu pööra trööbata. Ma kohe olengi vasti hotelli jõudmas. Nii et ma arvan, et ma lõpetan ära loogimise ja kui hotelli jõuame, siis räägime seal edasi. Nii et näeme peatselt taas. No nii, väike ülevaade siis vahepeal. Kell hakkab 12 öösel saama. Ma käisin vahepeal jalutamas, kosusin natukene hotellis ja siis ma olin jalutama. Ma mõtlesin, ma lähen sööma või midagi taolist. Kuid siis ma otsustasin, et vahet pole, et mul hotellis on siis kartulikreps ja lihasnäkke ka, nii et ma täna jätan söömise vahele, et ma läksin hotellis natuke enne magamaminekut. Hommikul saan hommikusööki süüa. Nii et nüüd ma siis kõnningi hotelli poole tagasi. Jalad tohutult valutavad, aga mulle ööelu ka meeldib selles suhtes ja oli tore avastada siis natukene öist Rakvere, küll väga väikese maa, mingi umbes kilt kokku võib-olla, tutuke rohkem võib-olla, mitte palju. Ja siis hotellis teeb ka plaanklipikest, nagu ma magama jään. Ja siis homme saab veel siit-sealt mõned klipid. Homme läheb suht kiireks, aga ma arvan, et me saame hakkama küll. Aga jah, nii et me arutasime hotelli ära ja näeme siis mingi aeg veel. Siin need lambid paistavad nagu siis korralikult ette või niimoodi peale. Mul on umbes siit jälle 400 meetrit jalutada ja siis ma olengi hotelli jõudnud, aga väga super vahva päev oli. Väga ekstreemne päev, ekstreemne õhtu pigem. Ja hästi, nii. Olgu peale ma siis jalutan sinna ära lõppu hotelli ja siis näeme midagi jälle. No nii, tere hommikust, kell hakkab juba siis 8 saama.
ma ärkasin kell 7:30 hommikul ja siis niisama pealt tukkun ja pikutan voodis. Ja siis kell 8 hommikusööki, nii et siis umbes 8:10 või niimoodi 8:15 ma hakkan vaikselt sööma minema. Et jah, ja siis vaatab, mis täna edasi saab. Öösel uni oli väga mõnus, et jah, väga hea uni oli. Et vaatan telekat ka nagu siin väga mõnus voodis pikutada, telekat vaadata samal ajal. Ja ka siis aken on mul läks ka kardinad ees niimoodi, hiljem tõmban kardinad eest ära, nagu siis tuleb valgus ka tuppa. Peale kasutan siis telefoni taskulampi. Et ja siis täna päeva jooksul saab veel mõned klipid sealt ja vot sedasi, nii et näeme siis mingi aeg jälle. No nii, kell on hetkel juba 11:12 ja ma pean 11:30 väljuma, siis 11:30. Nagu te nägite siit vahepeal videos ka, siis ma käisin ka hommikusööki söömas. See oli päris rikkalik valik, seal sai tomatit, kurki, munaputru, siis sai peekonit, viinerit, mingid saiakesi, piima, mahlu, kohvi, teed, kõik asju oli, seal oli päris suur ja lai valik nagu kõike. Mina siis sõin jah ainult siis tomatit, kurki, munaputru, viinerit ja siis jõin tassi kohvi ja tassi piima. Ja siis ma tulin tuppa, natukene vaatasin telekat, vaatasin multikaid, palun fokusseeritud ära. Jah, vaatasin multikaid, ma vaatasin siis Simpsoneid. Ja siis ma läksin ka pesemas ära. Mul on juhus natukene märjad nagu niiskad, aga ma jah, kuulasin muidugi ära hästi korralikult nagu. Ja siis ma pakkin asjad kokku, ma nüüd hakkan siit ära minema siit hotellist. Umbes 12:30 mul läheb buss või niimoodi või kell 12 või ma ei tea täpselt, mida suheda. Et vahest läheb buss ka. Ja ma tegin hotellis tegin ühe video ära nagu, nii et siis saate vlogi, siis saate ühe video ja veel ja sedasi. Et vaatame, et kus ja mis me veel siin natukene loogida saame sedasi. Et jah, vot väga mõnna oli, ma natuke väsinud ka, ma sain magada umbes 4 tundi, 5 tundi umbes niimoodi, ma täpselt ei tea. Et öösel siis kell 7:30 jäin magama ja ärkasin 7:30 hommikul üles siis. Ma loodan, et teile minu loog on senimaani nagu meeldinud, midagi väga erilist minu loogis pole küll väga olnud, aga no hea, et vähemalt üle pika aja peale mingisugune nagu väiksema keskmise loogikasse või niimoodi midagi taolist. Et hetkel mul ka telekas käib siis Panda, see Kung Fu Panda multikas. Aga jah, ma ise pean nagu lahkuma ja noh, väljast siis päike pealt paistab. Et sükene hästi valge on nagu siis päike paistab. Et hakkan jah pealt bussijaama minema, siit umbes 300-400 meetrit on siis kesklinna 500 meetrit nagu, et ja siis vaatame, mis me veel teha joome ja sedasi nagu. Et jaa, aga noh, eks näeme mingi aja pärast jälle siis. Aitäh, et olete veel siiamaani minu loogi vaadanud, aitäh teile selle eest. No nii, väike vaheinfo siis nii palju, et ma nagu jaa, jõudsin siia tagasi siis Rakvere kesklinna, kell on kell 12:17, vast läheb mul buss, 12:30 väljub buss, siis nagu Lux Expressi buss. Ma käisin ka siin siis Riimis, ostsin endale juua, käisin reservimiskeskuselt, ma ostsin endale siis plaastreid, ühed oksakäärid ja ostsin ka
siis ühed väga head jalanõud, ülikerged, ainult masid 10 eurot, nii et nagu super kerged jalanõud. Ostsin jäätis ka, et kõht oli natuke tühi, aga eks ma kannatan Tallinna ära jäätisest, peaks olema abi küll. Et mul lihasnäkke on ka, saan neid süüa või siis joon nagu. Et ja vastan bussi peale, et õhus on nii soe, et ma seda T-särgi väär nagu tagi on mul ka seljas, aga selle teoreetiliselt ma võisin ära võtta seljast nagu panna vöökotti nagu siia kõhu peale ja pannasin asjad sinna vöökotti nagu, et siis tegelikult on õhus reaalselt nagu ülipala ja päike paistab ja see müts tegelikult, mul see mütsi ei pea ka peas olema, selle ma võtan ka vasti põhimõtteliselt tegelikult ära. Et ja ma ootan nüüd bussi peal minekut. Ja tõenäoliselt siis võib-olla Tallinnasse loogin ma ka natukene siin-seal. Et jah, teeme need pildid küll Rakverest, et enne bussi peale minekut. Vot, et super hea ilm, Rakvere on väga ilus rahulik linn ja peaks siia kunagi veel tagasi tulema, rohkem hakkama Rakveres käima. Et tore on Eesti peale rännata, alguses on küll paanika, pärast on rõõm ja kurbus on ära minna, rõõm on, et jõudsid kohale ja külastasid sugust kenat ja toredat linna. Nii et näeme mingi pärast jälle. No nii, ma olen siin hetkel siis Kadrioru pargis, ma käisin vaatamas, kas siin midagi põnevat ka toimub. Tallinna ma ise jõudsin muidu 5 minutit enne kella 2 ehk 13:55 või jah, 13:55. Ja siis ma läksin panema kotinud ära sinna Virgakeskusesse hoiukappi, kuna raskete osinadega ma käia ei viitsinud. Need väga rasked ka. Ja siin minu üllatuseks siin Kadrioru pargis on isegi Kadrioru siis Tivoli ja need muud asjad. Ja siin on väga põnev, on isegi mõned atraktsioonid ka täiskasvanutele, aga jah, küll on kahju, et mina laps pole, sest siin on nii palju lahedaid atraktsioone lastele, nagu kus ma ise tahaks minna, aga ma olen selleks liiga vana või liiga pikk ja muud sellised asjad. Aga jah, mõne atraktsiooni leiab isegi ka täiskasvanutele, mis on väga tore. Nii et ma püüan millagi lihtsalt minna nende kogema ka. Jah, hetkel ma olen veits joomata, nagu tahaks juua saada ja edasi. Et ma seisin siin tuuletõukerattaga, võtan uuesti enda tõukeratta ja siis sõidan kuskile sööma, võtan jooki, joon. Ja ma seda hakata Balti jaama minema, kus ma siis sõidan ära nagu kodu poole. Muidu väga ilus rohelus on Tallinnas ka, kõik niimoodi väga kena, ilm on natuke jahedam kui Rakveres. Aga siiski on üsna ilm, et neest on natuke mul lahti jälle, on T-särgi väel. Mütsi ma ära võtnud, pean kuidagi pea pael soetama, nagu siis peab mütsi kokku andma. Ma otsin jah üles siis oma tõukeratta ja siis söön sellega minema. Et jaa, koos mul on muidugi palju monteerimist nende videode osas, nagu ka autos sõidasin igale poole. Et jaa, peab tulema kunagi Tallinnat avastama ja laiemalt ja avastama, et siin on jah mõned kohad seal tagapool ka, kus ma mõtlesin, et võiks auto oma minna või tõuksiga sõita, et ei tea, mis seal põnev võib olla. Et vahepeal jah, telefon zoom'i nüüd ära palun. Et ma siis hakkan liikuma, sööma jooma, kell on natuke peale 3, ma kohe ütlen täpsemalt, mis mu kell on. Mul on 2 telefoni. Kell on 15:22, et jah, ma pean sööma jõudma siis Balti jaama ja asjade järgi niimoodi. Et jaa, eks me siis vasti jälle mingi aja pärast näeme. Siin on tegelikult mingi põnev koht, kuhu saaks jalutama minna. Mingi hoone Marmos. Jaa, peab tulema siia Kadrioru poole peale avastama. Et vot niimoodi. Aga hästi, näeme siis mõne aja pärast jälle. No nii, ma olen siis otsapidi nüüd Raplasse jõudnud.
Ja kui ma Tallinnast jõudsin siis bussijaama või sinna rongijaama, siis ma käisin veel poodidest läbi, siis ma käisin söömas vahepeal Solalkeskuses, ma käisin siis söömas Chai restoranis ja sõin siis jälle nuudleid kanaga ja mausapukasmega. Ma käisin siis seal ka Solalkeskuse poes, Viljakeskuse poes ja siis ma käisin ka Balti jaamas seal järgiaustasid seal nädalatega kraami koju. Siis ma siin rongi peale sõitsin siis esimeses klassis täna. Igaks juhuks reeplassi vaja olnud, aga sõitsin. Tulen Raplas, kell on kell 18.25. Mul buss väljub siis 18.35, ma hakkan vaikselt kodu poole sõitma. Et ja meie loog hakkab ka vaikselt lõppu jõudma. Et seal oli siis minu seiklus Rakverre ja Rakverest tagasi ja mida kõike ma pole selle seikluse ja reisi vahepeal siis teinud ka. Aga ei vahva ja vinge reis oli, seiklus ja ekstreemne ja kõike muud taolist, et ja teine aeg jälle kunagi mingi aeg midagi vahva, et äkki saab ikka jälle teha ja nautida. Et näeme siis mingi aja pärast jälle, et ma praegu siit lõpetan, ootan oma bussi ja siis kodukandis jääme siis võib-olla viimase sissekande. Aitäh, et olete seni kaua vaadanud. Kell hakkab ise praegult 9 õhtul juba saama, aga ma ise tegelikult jõudsin koju juba veerand 8 õhtul, aga ma ei saanud vahepeal videot teha sissekannet, kuna ma kutsun selle ema järele ja aitas mul raskelt kotti tassida. Ja seetõttu ma ei saanud vahepeal sissekanteid teha ja siis ma tegelesin oma kodus oma arutava puhastamisega ja tegin mõningaid muid toimetusi. Ja et ma mõtlesin, ma tulen lõpetan nüüd selle video ära, et on aeg ja see vlog siis kokku tõmmata. Ma ei tea küll, kui hea selle video ma saan kokku vorpida, aga ma püüan endast nagu parima anda selle video siis kokku vorpimisel ja monteerimisel. Et igal juhul see olidki minu seiklused Rakveres tagasi ja nüüd ma olen kodus, nüüd ma lähen arvutisse, see on toimetused tehtud, hakkan puhkama ja eks vaatame, kuna ma kunagi millagi jälle mõne loosin kokku vorpida ja teha. Igal juhul aitäh ja selle kallid vaatajad, et minu seda tagahoidlikku loogi vaatasite. Mina olen siis Kunnalju ja kui teile loog meeldis, siis kindlasti palun pange selle videole like kindlasti loogile, kommenteeri midagi sõbralikku ja positiivset ja siis kes ei ole infosse ka, see on igasugust kasulikku informatsiooni, mida te võiksite teada. See on näiteks minu messivibu info või siis minu mänguvibu info, mis on töötud koostöös Nexusega ja on siis ka PayPali ja annetuslink olemas videoinfos ja palju muud kasulikku informatsiooni, et kindlasti vaadake videoinfosse ka. Ja kui te pole minu kanalit veel tellinud, siis pange subscribe minu kanalile, ehk siis tellida minu kanalit. Et umbes 70% teist pole minu kanalit veel tellinud. Et oleks väga tore, kui teie hakkasite minu kanalit nagu tellima. Ja vaat sedasi. Et siin tuleb ka siis see tabel nagu, et mis näeb, kui palju teist minu kanalit veel tellinud nagu ei ole. Ja kindlasti lainele, siis on juba vaadata minu uus ja ei tohi mida vaadata. Siis on tegemist. Mina olen Kunnalju ja ohtame alt peaselt järgmises videos. Aitäh ja nägemist!